Vaatleme Lloydi peegli abil tekitatud valguse interferentsi. Laserist läheb valgus kiirtekimbu laiendajasse, mille abil laseri kitsas valgusvihk muudetakse laiaks valgusvihuks. Osa valgusest läheb otse ekraanile. Teine osa valgusvihust peegeldub klaasplaadi pinnalt ekraanile. Kuna plaadile langeva valguse langemisnurk on ligilähedaselt 90 kraadi, ei muutu eriti peegeldatud valguse levimissuund. Kohas, kus kohtuvad otse läinud ja plaadilt peegeldatud valgusvihud, tekib valguse interferents. Et tekkinud interferentspilt oleks suurem, kasutame kahte hajutavat läätse. Alumine valguslaik ekraanil on laserist otse ekraanile tulnud valgus. Ülemine valguslaik on klaasplaadi pinnalt peegeldunud valgus. Pöörame klaasplaati nii, et ekraanil liituksid laserist otse tulnud ja klaasplaadil peegeldunud valgusvihud. Näeme, et valguslainete liitumisel tekib ekraanile tüüpiline interferentspilt, heledate ja tumedate ribade süsteem.